Tere tulemast Musta kassitaru lugemisse veevalajad. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 27. aprill kuni 3. mai. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Ma tuletan veel meelde, et sellised samasugused kassitaru kaardid saab keegi kanali tellijatest siis, kui meid saab siia kokku 250. Siis ma teen selle kohta eraldi video, mille alla te saate siis oma osavõttu soovi kirja panna. Aga praegu läheme nende kaartide juurde, mis ma siia olen teile tõmmanud välja. No veevalajad, teie nädal algab siin tornikaardiga ja edasi tuleb narr. Tornikaart on selline kaart, mis toob ellu täiesti ootamatuid üllatusi. Need on pahatihti sellised ebameeldivad üllatused. Et tornikaart ise on nagu natuke selline hirmutav. Et ta tulebki nagu välk selgest taevast, ei oska seda oodata. Ja kuna seal kõrval on kohe narrikaart, siis narrikaart on uus algus. Et mulle tundub nii, et see tornikaart midagi järsult lõpetab teie elus ära, mis teid ei teeni, millest te ise pole raatsinud lahti lasta. Et see tornikaart selle lihtsalt lõpetab ära. Ja edasi tuleb uus algus. Ja siin on julguse kaart 3. kaardina. Ja 4. kaart on siin müntide 4. Müntide 4 on minu jaoks kitsimehe kaart. Aga mulle tundub, et teil on vaja oma julgus kokku võtta ja oma sajalisi tuulutada ehk oma rahakoti rauad lahti teha. Sellepärast, et siin alumises reas on müntide äss ja müntide äss on üks väga hea kaart just materiaalses mõttes. Ta on nagu hea rahakaart. Võib-olla keegi pakub teile mingit investeerimist või kusagil mõnest projektist osavõtmist, kus on vaja natuke raha välja käia. Aga teie nagu ei taha mitte ainult raha, vaid ei taha ka enda energiat ja sinna kulutada, te ei taha nagu üldse midagi selle heaks teha. Te nagu istutegi oma selle rahahunniku otsas ja mõtlete, et mis kasu ma sellest saan, kui ma sinna ennast panustan. Oma aega, oma energiat, oma raha. Kasu tuleb. See müntide äss räägib sellest, et see kasu tuleb. Siin kõrval alumises reas on teil veel karikate rüütel. Karikate rüütel armastab teenida. Temal peab olema, mille nimel pingutada. Kelle nimel pingutada või mille nimel pingutada. Ja kui temal ei ole nagu seda, mille nimel või kelle nimel pingutada, siis tema vajub lössi. Siis tema nagu, kuidas ma ütlen, ta kaob ära, ta kaotab enda. Et karikate rüütel, ta on nagu tugiisik, tal peab olema kellegi eest hoolitseda. Tal peab olema just nimelt see, et kellelegi rõõmu valmistada, kedagi aidata. Võt just selline kaart on karikate rüütel ja kuna teil on siin kuna teil on siin müntide äss ja karikate rüütel, siis on kindel see, et see investeering toob sisse. Viimane kaart on saatana kaart. Saatana kaart räägib sellest, et ta räägib meie pahedest. Ta räägib nendest samadest pahedest, mida me kõik ise teame, aga me ei suuda nendest lahti lasta. On see siis mingisugune halb harjumus, ma ei tea, suitsetamine, millegi liigtarbimine, võib-olla kohvi joomine, võib-olla liigsöömine, võib-olla laiskus ei taha diivani pealt üles tõusta. Vaat midagi sellist räägib see saatana kaart. Tema nagu ahvatleb, meie istume oma mugavustsoonis ja ei taha sellest välja tulla. No on ju mõnus juua kohvi mitu tassi päevas või on ju mõnus, kui lähen närvi teha suitsu. Et mis ma siis teen, kui ma seda enam ei saa? Et mult võetakse ära see mõnu. Vaat see on nüüd tõesti igaühe teie enda teha, kas te lasete sellel saatana kaardil ennast edasi ahvatleda või hakkate talle vastu.
Mina ei ole siin hea nõuandja. Sellepärast, et ma tean, kui raske on loobuda millestki, millega sa oled nagu kokku kasvanud. On see siis sigaret või mis iganes või diivani peal filmide vaatamine. Mina ei tea, mis on need teie probleemid, eks te ise teate, kus on need teie nõrgad kohad. Siin on lihtsalt väike meeldetuletus, et võimalik on neist ka vabaneda. Võimalik on edasi liikuda ilma nende pahedeta. Ma ei tea, kui lihtne see on. Ilmselgelt see lihtne ei saa olema. Et me oleme ikkagi harjunud oma pahedega, me oleme harjunud nende asjadega, me teame täpselt, et need on valed, et neid ei peaks tegema, aga me teeme neid ikka. Sellepärast, et nad on nagu osake meist või meie omad. Aga mis siis siin lõppkokkuvõttes teile öelda selle nädala kokkuvõtteks? No tornikaart raputab ilmselgelt. Kui palju ja mis suunas ta raputab, ma ei oska öelda. Aga julgus tuleks kokku võtta, selle uuega alustada. Teile pakutakse midagi või tulete ise mingisuguse idee peale. Ärge siis olge see kitsimees. Investeerige enda energiat, oma aega ja kui on vaja, siis ka natukene raha. Tundke rõõmu teenimisest. Sellepärast, et siis te elate, siis te tunnete, et elu on täisväärtuslik. Vähemalt on see selle karikate rüütli moto, et elu on siis täisväärtuslik, kui ma saan teisi teenida. Kui ma saan kedagi aidata, kedagi toetada, mul on kelle eest hoolitseda. Hoolitsege siis ja mida te oma pahedega teete? No seda mõelge ise. Selle lahenduse peab ikka igaüks ise välja mõtlema. See on lihtsalt kaart ja siia ta välja tuli, las ta siis siin olla. Igaühe enda otsustada, mis ta sellega peale hakkab. Aga mina soovin teile imelist nädalat. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like pöial üles. Võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.